Tere, mina olen Karin ja sa oled kuulamas Nula Inkubaatori poolt ellu kutsutud podcasti Kas viga näed laita. Siin saates räägime kõige suurematest ühiskondlikest teemadest, mis puudutavad igat Eesti inimest. Tänaseks saatekülaliseks on Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor ja teadlane Aveliina Helm. Saates räägime sellest, millised valearusaamad kujundavad meie suhtumist loodusesse. Räägime sellest, milline on elurikkuse roll meie kui inimeste heaolu saavutamisel ning teeme ülevaate suurimatest loodust ja elurikkust puudutavatest väljakutsetest ja võimalikest lahendustest Eestis. Põnevat kuulamist! Tere, Aveliina! Tervist! Kuidas sa jõudsid sellise looduse ja elurikkuse ja ökoloogia teemadeni? No selleks, et ütleme selle valdkonnaga teadlasena tegeleda, siis valdavalt tuleb alustada bioloogia õpingutega. Aga kui ma astusin bioloogiasse, see põhjus, miks mina bioloogiasse astusin, oli pigem see, et ma soovisin, mul oli nagu selline suur sisemine vajadus üldiselt maailma toimimise kohta teada saada, et miks protsessid käivad nii, nagu nad käivad, sellist hästi laia maailmapilti kuidagi igatsesin juba põhikoolis saadik, et seetõttu läksin bioloogiat õppima ja bioloogias omakorda sattusin mõneti ökoloogia valdkonna peale. Just seetõttu samuti see mind paelus, et tegu on nagu, kui ökoloogiast mõelda, siis ökoloogia on tegelikult nagu suurte protsesside ja omavaheliste suhete teadus. Ehk siis, kuidas kõik kõigega seotud on. Ja kui midagi sellist maailma kirjeldavat üldse mõelda, siis võib-olla ökoloogia nagu ongi see, sest et ta püüab kirjeldada, kuidas kõik siin maailmas omavahel seotud on. Mida sa arvad üldiselt meie inimeste ökoloogia haridusest? Ja et no sellega nüüd on tõesti nõnda, et võib-olla isegi kuni tänaseni, ütleme sellises üldhariduses, on meil selles osas teatavaid vajakajäämisi, et see baas sellest, et millest üldharidus peaks koosnema, on ikkagi kujunenud juba päris ammu. Eks ole, meil on matemaatika, füüsika, juba nõukogude ajast saadik on teada, et mida inimesed laias laastus peavad teadma, kui nad näiteks keskkooli või gümnaasiumi lõpetavad. Ja ütleme, globaalmuutused ja meid ümbritseva keskkonna muutus ei ole tegelikult olnud nagu sellise üldhariduse fookuses nii väga. Küll viimasel 10 aastal on Eestis erakordselt tegelikult ju arenenud keskkonnaharidus üldiselt. Õpetajad ise toovad neid teadmisi õpilasteni ja on hästi arvukalt erinevaid programme, aga sellises nii-öelda, kui ma vaatan nagu ökoloogina seda üldhariduslikku kava, siis tegelikult ütleme globaalmuutustele, kliimamuutusele, looduse toimimisele ja meie mõjule, sellele pööratakse ikkagi vähe tähelepanu ja võib-olla see on ka see ongi nagu saatuslikuks ka meile saab, et inimesed võib-olla, kes kooli lõpetavad, ei ole nagu, ma ei räägi tänastest koolilõpetajatest, vaid juba ka varasematest, et neil ei ole seda tunnetust võib-olla selles osas, et kui suur on inimese jalajälg ja mida me peame nagu ette võtma, et seda vähendada. No ökoloogias öeldakse või üldiselt looduse kohta, et kõik on kõigega seotud ja ma arvan, ökoloogia ongi üks see valdkond, kus me peame päriselt süübima sellesse süsteemi, et ökoloogia, meil on ökosüsteemid, et kas sa saaksid natuke kirjeldada, mis on see, mis teeb ta süsteemiks ja võib-olla siis jagada mingisuguseid, ma ei tea, kas maagilisi või selliseid nagu fakte, mida võib-olla igaüks meist ei tea või siis teab ja on kuulnud, aga see ei ole kuidagi päriselt kohale jõudnud. Jah, kui mõtelda ökosüsteemist või üldse globaalselt looduse
toimimisest või kui minna päris suureks, mõtleme, kuidas maakera toimib, see, kus me elame, siis see ongi üks nagu süsteemide süsteem, võib-olla nagu supersüsteem, kõige mahukam, kõige suurem süsteem, millega me kokku puutume ja mida me tunneme. Ja kui me maakerast räägime, siis juba see, kuidas on kujunenud see maakera elamiskõlblik seisund, kuidas toimivad hoovused, milline on kliima, milline on meile sobilik keskkond ka elamiseks. Kõige selle taga on tegelikult elusloodus siin maakera peal. Et eluslooduseks, biosfäär on selline keskne osa selle maakera kogu süsteemidest, nii atmosfäärist, kliimast, kuni siis nende protsessideni, mis näiteks ookeanihoovustest ja nii edasi, et need on nii tugevalt omavahel seotud, erinevad maakera protsessid, et see looduse komponent seal on väga-väga oluline. Ja seetõttu meie nagu inimestena täna naudime või ütleme, oleme oma elu sättinud selle järgi, et milliseid tingimusi see maakera biosfäär või loodus meile siis loonud on ja vastavalt siis sinna loonud, eks ole, oma põllumajandusregioonid, kus on seda võimalik teha, elamiskõlblikud kohad, kus ei ole liiga kuum, liiga külm. Ja kui me nüüd vaatame, mis me selle süsteemiga teinud oleme, et kuidas see süsteem toimib, siis me oleme seda inimesena viimase 100 aasta jooksul, tegelikult juba viimase paari tuhande aasta jooksul väga palju muutnud. Ja no täpsemalt võib tuuagi selliseid näiteid, et me oleme 3/4 maakera maismaa pinnast on inimese käe järgi ümber kujundatud. Ehk siis ta ei ole selles mõttes nagu, et me oleme ise asendanud seal selle olukorra, mis seal looduslikult on millegi muuga. No näiteks oma põllumaaga või karjamaaga või linnadega. Ja maailma merest oleme me samamoodi teinud umbes 66%. Ehk siis 2/3 maailma merest oleme me midagi oma käe järgi ümber toimetanud, kas merepõhjas traalinud, teinud erinevaid tegevusi. Ja sellel on ikkagi tohutu mõju. Et meil kuidagi, minu põlvkonna inimesed veel isegi ja vanemad inimesed kipuvad inimest pidama selliseks nagu väikeseks osakeseks, et suures looduses inimene väike mutter. Aga nende numbrite baasil või nende faktide baasil, et kuivõrd edukad me oleme olnud maailma ümberkujundamises, saab öelda, et inimene on ikka üks nagu väga võimas tegur selles looduse süsteemis. Kõige suurem loodusjõud tänaseks võib öelda. Ja ongi nii. Ja. Kui ma ise vaatan näiteks ka, kuidas võib-olla paar põlve vanemad inimesed või minu vanavanemate põlvkond näiteks suhtub maal ka loodusesse, et siis tegelikult see ongi tegelikult normaalsus, et kunagi, kui näiteks nemad olid noored, siis tegelikult see inimese jõud ei olnud veel nii suur, et ta suudaks nagu kõike mõjutada, aga see on ju viimase 100 aasta jooksul nagu väga tugevasti kiirenud see protsess, et kui suurt mõju me päriselt avaldame ja ma arvan, et tegelikult see muutus ongi paljude inimeste eluaja jooksul olnud juba nii suur, et see ei mahugi nagu pähe ära. Ja, just, jah. Et ikka täpselt jah, et selline nagu tunnetus on kuskil taga seljas, et me oleme ju nii väikesed, eks ole, maailm on nõnda suur ja aga tõsi ta on, et me oleme maailma suurim loodusjõud ja ümber kujundav. Et paljuski tegelikult see on hästi loomulik mõelda, et me oleme väga väike osa ja me oleme enamus inimkonna ajaloost olnudki alati üks pisikene mutter ja loodus on alati saanud oma keskkonda kujundada enda käe järgi. Aga nüüd on nagu inimesi saanud nii palju, et me tegelikult, meie mõju ainult suureneb. See ajalugu on mõnevõrra isegi veelgi huvitavam, et nimelt see inimene ju ise, olles ka looduslik liik, eks ole, evolutsiooni produkt. Meie mõju loodusele on tegelikult olnud
täheldatav juba pikka aega, et me näeme juba tuhandeid aastaid tagasi, kuidas maastikud on meie tõttu muutunud ja kuidas meie oleme, kas või näiteks me vaatame Eesti maastikke, oleme vaadanud 6000-7000 aastat tagasi ja alates sellest nii-öelda jääaja järgsest nii-öelda taaskujunemisest, siis juba siin Eesti maastikes me näeme, et 4-5 aastat tagasi inimeste mõju tõttu näiteks Eesti metsad, nende liigiline struktuur muutus ja inimene muutus 3-4 aastat tagasi olulisemaks metsade koosseisu kujundajaks kui kliima, kujutad ette. Et isegi siin, nii et meil on väga pikk mõju loodusele ja see on normaalne, sest et sellised, väga nii-öelda mõjukad liigid, nagu me kutsume neid sellisteks võtmeliikideks. Neid on ka teiste liigirühmade seas, eks ole, suured herbivoorid, suured kiskjad kujundavad ümber kogu ökosüsteemi oma käe järgi ja seetõttu see on nagu, eks me olemegi looduse osa ja teinud oma käe järgi ka seda loodust ühe sellise väga mõjuka liigina kujundanud. Aga mis on nüüd ootamatu, on võib-olla jah, need viimased 100 aastat, kus meil on appi tulnud sellised fossiilkütustest energia, kõik see võimekus, tohutu inimkonna selline plahvatuslik arvukuse kasv ja see mõju kasv. Tehnoloogiad, eks. Just, et see võimekus seda maastikku ümber kujundada on lihtsalt nagu kordades suurenenud ja võib-olla see hetk on jah siin nagu ületatud, kus me mingisugust tasakaalu oleme saanud otsida. Aga minu jaoks on see natuke ikka positiivne just seetõttu, et positiivne, aga kui meil on nii suur mõju olnud loodusele ja tegelikult ka kliimale, eks ole, siis järelikult meil, ja kui me näeme, et see on negatiivne, siis järelikult on meil võimalik ka positiivset mõju omada, et ehk siis väga suunatult või teadlikult valikuid tehes saame me sellesama võimekuse niimoodi loodust ümber kujundada, võimekuse asju mõjutada. Selle võimekuse saame ju panna sellesse, et seda, ütleme, suurt negatiivset muutust ikkagi paremaks teha või pidurdada ja paremuse poole pöörata. Kas on veel mingisuguseid selliseid pärleid looduse kohta, mida me võiksime täna teada, mis kuidagi tekitaks sellist rohkem alaväärsust, ma arvan, loodust ja tema imeliste võimete osas? Jah, et just, et me võime nagu rääkida ja mõelda sellest, et meil on, me oleme täna olukorras, kus iga 8. maailma liik, maailma taime- ja loomaliik on väljasuremisohus, eks ole, lähemate aastakümnete jooksul ehk 1 miljon liiki meie hulgast. Ja võib-olla, mis on jah oluline, on, et meid ümbritseb tohutu mitmekesisus, liigiline mitmekesisus ja igal liigil, igal osisel seal on oma roll selles samas süsteemis, millest me alustasime, eks ole. Ja üks asi, mida me tõesti kogu oma võimekuses ei suuda, on, me ei suuda asendada neid rolle, mida need miljonid liigid ökosüsteemis teevad. Kes lagundab spetsiifiliselt seda ainet, kes toodab ainet, kes sööb teist, tänu kellele, eks ole, sünnib 3. ja nii edasi, et see on tohutu keerukas protsesside võrgustik, mille tulemusena tegelikult on see maakera meile elukõlblik, mille tulemusena me saame kasvatada, eks ole, viljapõldudel, meil on muld, meil on vesi, meil on puhas vesi, meil on õhk, meil on kõik, ütleme, sellised reguleerivad hüved, et ma ei tea, viskame õunasüdame maha, see laguneb seal ära selle tõttu, et meil on need 8 miljonit liiki veel ka, kes nagu, kellest osa siis selle õuna peal toimetab ja nende ainetega seal protsessib, ehk siis ainering, et me ei ole võimelised neid asendama, me ei ole võimelised neid ise looma, isegi kui me väga usume oma võimekusse. Ehk siis nagu looduse toimimine ja nende samade, kas või selle 1 miljoni liigi väljasuremise vältimine on meile eluline küsimus. Et me võime võib-olla ette kujutada seda kui sellist
me sõidame eriti peenes kosmoselaevas, eks ole. Väga nagu hästi toimivas süsteemis, kus kuskilt tuleb vesi, kuskilt tuleb see õhuregulatsioon, eks ole, kuidagi on kogu aeg õhk hingatav, kuidagi on seal ka hea olla, kogu aeg inimesed on terved, ma ei tea, mikrofloora on paigas. Ja siis, aga me sõidame selle kosmoselaevaga nagu ilma, et me teaksime, kuidas see kosmoselaev töötab ja ilma, et meil oleks ka võimekust või teadlikkust seda parandada ja vähe sellest, mitte ainult seda, meil ei ole ka teadlikkust sellest, et me sõltume sellest kosmoselaevast, et see kosmoselaev üldse meie ümber nagu neid asju teeb. Ja nii me käime siis nagu kuvaldaga mööda kosmoselaeva, eks ole, mingisuguseid mootoriruume ja seinu ja puurime suvalisi auke lihtsalt. Ja teeme suvalisi auke. Mõtleme, et äkki toimib edasi. Et põhimõtteliselt me täna loodusega toimetame umbes samas võtmes, et me üsna sellise pimeda tänamatu kasutajana laamendame oma väga peenes teadmata selliste peente tehnoloogiatega kosmoselaevas ja loodame hetkel lihtsalt, et äkki me neid elu säilitavaid süsteeme hetkel veel ei ole kätki teinud. Või et see laev lihtsalt peab vastu, et küll ta ikka neid auke veel välja kannatab, et me oleme neid auke juba nii palju teinud, et küll ta ikka veab välja. Jah, midagi sellist. Ja kui palju me üldse loodusest teame? Sellepärast, et hiljuti ma sain teada veel sellise maagilise fakti looduse kohta näiteks, et muld kui siis üks ökosüsteemi osa, mis on ääretult elurikas, mida me alles õpime tundma, et näiteks kui sul on taim, kes kannab ville ja kasvatab seemned, mis saavad küpseks, et siis see emataimelt tulevad kasulikud organismid seemnele ja reisivad koos seemnega mulda, et sellel seemnel oleks siis elu algus rohkem toetatud, sest tal on toetavad organismid kaasa pandud. Et see oli minu jaoks selline väga tore ja nagu äge asi, et me ei tule selle pealegi ja mõelda, et inimene tegelikult läheb sekkuma siis sihukestesse üli nagu tundlikesse väikestesse protsessidesse, mille peal siis kogu meie elu baseerub. Et nagu ka see, et see õun ära mädaneb ja see seeme kasvama läheb, et see ei ole nagu iseenesest mõistatav, et seal on palju elu, palju elavaid organisme, elavad organismid nagu mina ja sina, kes teevad tööd selleks, et see asi töötaks, et see ei juhtu lihtsalt iseenesest. No just. Ja kui me mõtleme, et me hindame nagu seda, näiteks me oskame hinnata inimese loodud tehnoloogiat, väga suuri tehnoloogilisi saavutusi, siis tõesti need näited, mida sa ka tõid ja mida on loodus täis. See on otseses mõttes selliseid väga kavalaid, väga peeneid, väga suuri omavahelisi suhteid. Jah, et see on otsast lõpuni selliseid näiteid täis. Ja et kui me suudaksime võib-olla samaväärselt hinnata seda geniaalsust, mis on evolutsiooni jooksul tekkinud ja neid nagu neid peeneid tehnoloogiaid kaitsta ja nii-öelda osata kas või selle võrra hinnata, et kui me täna ei oska nagu nendega midagi peale hakata või me ei näe nendes väärtust, ise ei oska hinnata, äkki meie tulevased põlved ikkagi oskavad. Üks asi, mis ma tahtsin veel nende samade liikide ja näiteks selle sama peene sellise näite, mida sa tõideks, et täna liigid surevad välja kiiremini, kui me neid kirjeldada jõuame ja nende protsesse kirjeldada jõuame. Ja üleüldse, kui me veel liike suudame kirjeldada, et leiame, teadlased leiavad uusi liike, neid on eriti palju veel nagu tuvastamata, et kes täpselt just putukate hulgas, samamoodi mullaelustik, nagu sa välja tõid. Me alles avastame, mis seal kõik on, sest et nüüd on meil need meetodid, millega me saame neid uurida, kõik geneetilised meetodid, DNA-põhised meetodid. Aga me selles tempos, millega me suudame loodust kirjeldada, kas või lihtsalt nagu liigilisel tasandil, mitte ainult nende mehhanismide tasandil üldse, on palju aeglasem kui see tempo, millega liigid välja surevad. Ehk siis me lihtsalt ei ole täna selles jooksus nagu kuidagi võitjad, et me suudame loodust
kirjeldada ja teda nii-öelda tema neid arvukaid protsesse hinnata nii-öelda aeglasemalt, kui nad meie eest kaovad. Ma peangi selliseks looduse usuks seda, et selline alaväärsus nii-öelda looduse ees, et sa tead, et loodusel on iga töö jaoks oma tegija. Iga koha peal on tegelikult mõni organism või mõni trikk, mis tegelikult suudab nii-öelda selle ära lahendada, sest et see on miljoneid aastaid niimoodi arenenud, et tekiks ja areneks pidev tasakaal. Ja nüüd sa rääkisid sellest, et kuidas meie tempo on nii-öelda liiga aeglane, et me ilmselt tegelikult ei suuda mitte kunagi ära kirjeldada kõike, mis on ja kõike, mis oli. Sellepärast, et lihtsalt see loodus on nagu, ta on nii paksult täis neid asju, et me ei suuda lihtsalt mitte kunagi nii-öelda kõigest aru saada, kõike süvitsi mõista ja veel vähem suuta kõike kontrollida, asendada, mõjutada, muuta. Et siin ongi justkui see, et loodust tuleb lihtsalt nagu usaldada, et meil ei jäägi nagu muud üle, et me teame, et loodus mingis mõttes on arenenud veidike kauem kui meie. ja ma arvan palju selliseid elemente seal, mille nii-öelda avastamiseni me ei pruugigi lõputult või lõplikult jõuda. Seda kutsutakse ka ettevaatusprintsiibiks, eks ole, et seni, kuni me ikkagi täpselt ei tea, miks meile ühte või teist asja vaja on või miks me üleüldse, miks me peaksime näiteks selle kahjustamist vältima, seni kuni me täpselt ei oska öelda, et isegi nagu nii, kui mõelda väga inimese keskselt, et isegi kui me täna ei oska täpselt öelda, mis sellest kõigest kasu on, et siis ometigi just seetõttu, et meie teadmist on niivõrra piiratud, me ikkagi peaksime olema ettevaatlikud selles osas, et äkki ikkagi juba järgmisel aastal, järgmisel kümnendil me tegelikult teame, miks seda vaja oli, aga siis on juba liiga hilja, eks. Et ettevaatusprintsiip, see kehtibki looduskaitses, et miks me looduskaitsega ka tegeleme, miks on vajalik loodust kogu oma rikkuses hoida meie parimatele teadmistele tuginedes, et kuidas seda teha. Ja see on ikkagi sellepärast, et vältida seda pöördumatut kahju, mida me ju kunagi tagasi pöörata ei suuda. See on tõsi. Mida tähendab ökosüsteemi kollaps? Sellest nii-öelda räägitakse, kui hüpata sügavamalt sisse sellesse, mis on kliimakriis, keskkonnakriis ja kuidas need kõik on omavahel seotud. Et räägitakse, et paneme tuulikud ja siis on kõik asi lahendatud. Et kas sa saaksid natuke paremini avada seda, et kuidas on kliimakriis ja üldiselt elurikkus omavahel seotud ja mida see siis tähendab, kui juhtub nii-öelda sellises mõõdus muutused, millest me ei saa enam tagasi pöörata. Ja vaadata Maailma Majandusfoorum, eks ole, on selline organisatsioon, kes teeb igal aastal või üle aasta vähemasti teeb selliseid riskihinnanguid, et mis ohustab maailma majandust, maailma majandusi, inimesi nii lähiperspektiivis, paari aasta perspektiivis kui ka pikemas 10 aasta perspektiivis kõige rohkem. Ja kui me vaatame lähiperspektiivi, siis tavaliselt on just need parasjagu akuutsed probleemid, nagu siin paar aastat tagasi oli pandeemia ja siis rahvusvahelised konfliktid. Aga kui me vaatame nagu pikemat perioodi, siis 10 riskist suurem osa, 10 nii-öelda top riskist 6 on seotudki ökosüsteemide elurikkuse kaoga ja kliimamuutustega, ekstreemsete ilmaoludega, mida kliimamuutus kaasa toob ja siis selle kohanemisega ebaõnnestumine. Ja ökosüsteemide kollaps, mida sa mainisid, on seal nende suurte riskide hulgas siis ka teisel, kolmandal kohal või niimoodi. Sest et see on tõenäoline ja mida see tähendab, on siis see, et me viime ökosüsteemid ja looduse niivõrra vaesesse seisu, et need samad funktsioonid, millest me enne rääkisime, kõik alates siin aineringetest, erinevatest reguleerivatest mehhanismidest, kuni ma ei tea, tolmeldamiseni välja või selleni, et kuidas liigid omavahel nagu toimetavad, et see, mis sa kirjeldasid, eks ole, see sümbioos erinevate organismide vahel, et üks toetab teist, et ta saaks idaneda. Mullaelustik on väga tihedalt seotud, eks ole, maapealsete taimedega, need omakorda putukatega ja nii edasi, et see on tohutu võrgustik
ja ökosüsteemi kollaps sisuliselt tähendab siis seda, kui need protsessid lõpetavad toimimise, sest et me oleme seda süsteemi teinud niivõrra hõredaks ja võtnud sealt välja sellised võtmetegijad. Ilma kelleta siis nagu laguneb see võrgustik toimivast koost. Aga mõnevõrra on ta selline hägune mõiste, sest et me oskame küll looduse protsesside kohta juba täna päris palju öelda, aga vot seda me öelda ei oska, et kui palju me seda rehitseda võime ja ta ikka toimib. Ehk siis, et kui palju liike näiteks me võime kaotada ja milliseid liike, et meil endiselt, eks ole, mullatekke protsessid toimiksid, et see unasüda ikka ära laguneks või et need taimed, kes vajavad oma seemnete juurde või idanemiseks, eks ole, konkreetseid organisme, et need ikkagi tuleksid mullast välja. Et seda me täpselt ei oska öelda, et kui hõredaks me selle looduse võime lasta. Et miljon liiki sureb välja, ilmselt veel võib-olla midagi ikka toimib edasi, aga kas 4 miljonit liiki võib välja surra? Mis siis saab, eks ole? Ja need on sellised laiemad küsimused niimoodi ökosüsteemide toimimisest. Ja mis nüüd meil on lisandunud, ongi siis see kliimakomponent, et kui me vaatame loodust, siis loodust ennast me võime need mõjutegurid, need negatiivsed mõjutegurid või miks need 8 või miks iga 8 liik väljasuremise ohus on, need me saame tegelikult lugeda kokku ühe käe sõrmedel. Need põhjused, miks nad väljasuremise ohus on. Sa saad lugeda need? Absoluutselt saad. Et on laiad, aga nendest kõige olulisem on maastikumuutus, maakasutuse muutus. Ehk siis täna on, ma ei tea, näiteks raba, mis on 8000 aastat arenenud või on mets, kuhu on kujunenud süsteem või on niit, pärandniit, mida on ka 2000 aastat võib-olla hooldatud ja kus on kujunenud sellised süsteemid. Ja me teeme tast niimoodi ühe nipsuga, 2 päevaga asfaltplatsi näiteks või põllu. Ja seda me oleme teinud üle maailma, eks ole, et üle maailma siis pea 3/4 maakerast. Ja erineva intensiivsusastmega, mitte kõik ei ole saanud asfaltplatsiks, aga väga palju on muutunud selliseks nagu teistmoodi looduseks. Kas siia alla kuulub ka näiteks, ma ei tea, maa kuivendamine või? Ikka jah, sa muudad seda, mis enne oli ja mingitele tingimustele või mingitele liikidele teed selle olukorra nagu teistsuguseks. Üks näide võib veel olla, et sul on nagu suur tervik maa-ala ja sa teed nagu tee sealt läbi. Ja seda kutsutakse fragmenteerumiseks. Ehk siis sa lõikad ka läbi võimalused liikidel nagu levida ühest kohast teise. Et see ongi see number 1 ongi siis maastikumuutus ja killustumine ehk siis elupaigad hävivad, asenduvad millegi muuga, mis ei ole nii hea elupaik ja need elupaigad, mis on veel alles, et need on omavahel nii kaugel, niimoodi killustunud, et sealt ei ole mitte ainult üks tee läbi tehtud, seal on veel linn vahel ehitatud ja siis põllud ja et liigid, mis seal on. Ei jõua kosja. Väga hästi, just. Et kus sa pingutad, ei jõua kosja, et eriti kui sa oled väike, väga pisikene liik, kes üleüldse oma elu jooksul võtab ette, eks ole, paarimeetriseid või paarikümnemeetriseid maailmaretki, eks ole. Et siis lihtsalt ei jõua kosja, ei jõua suhtlema, ei jõua seda võrgustikku looma. Ja see maakasutuse muutus ehk elupaikade hävimine ja killustumine, fragmenteerumine on A ja O. See on nagu kõige olulisem tegur, mis on loodust siiamaani mõjutanud. Ja siis riburada pidi järgnevad teised. Et nüüd aina olulisemaks saab kliimamuutus ise. Kliimamuutus toob kaasa sellise olukorra, et meil on ju täna tegelikult ikkagi väga palju soojem, väga palju on muutunud, et siin just jaanuari kokkuvõtted tulid, eks ole, jaanuar oli ka pretsedenditult soe kuu, juba 18. kuu järjest, mis ületab seda sellist tinglikku piiri, 1,5 kraadi soojenemise piiri ja
mis selle soojeneva maailmaga kaasa tuleb, on siis aina sagenevad sellised ekstreemsed olud. Ehk siis ootamatu põud seal, kus võib-olla pikki aegasid pole sellist põuda olnud kunagi ja millega see ökosüsteem ei ole harjunud, et seal ei ole selliseid kohastumusi. Või siis üleujutused või siis hoopiski 1 aasta jooksul niimoodi, et sel ajal, kui sa tahad näiteks, ma ei tea, mingisuguse putukana endale pesa teha, on need võimalused olematud, näiteks su elupaik on üle ujutatud ja siis järgneb sellele põud. Ja kui me nüüd paneme 2 asja kokku, see kliimamuutustega tulevad ekstreemsed olud ja siis maastiku muutus, ehk meil on pisikesed killukesed, kus on niigi väike laigukene, vähe isendeid, niimoodi sellised populatsioonid või asurkonnad, eks ole, mis liikidel on. Need on sellised väikesed, umbes nagu väike küla, inimesi. Mitte suur linn, vaid väike küla. Ja kui nüüd seda väikest küla tabab nagu mingisugune ekstreemne olukord, näiteks 6-ajane põud või 3-nädalane põud, millega lihtsalt ei saada hakkama, sest et ei ole vett, on liiga palav, siis sellele väikesele külale mõjub see olukord palju rängemini, kui tegu oleks nagu suure linnaga, kus sa saad ka liikuda ühest kohast teise, minna mõnda teise elupaika, eks ole, natukene neid ressursse otsima ja põgeneda selle olukorra eest. Nii et selles kombinatsioonis nüüd see maastikumuutus ja kliima, et see on siis nüüd see üks suur pahategija, ja me siin ka Eestis oleme näinudki seda toimimas. Näiteks 2018. aasta põud meie enda uurimisaladel kaotas ligi 80% maas liikuvatest putukatest 1 aasta jooksul. Et eelmisel enne põuda vaatasime, siis vaatasime pärast põuda ja nagu suur reha oli üle käinud. Kas te olete uurinud ka seda, et kas see on nagu mõnevõrra taastunud või see ongi jäänud? Just, on taastumas ja me läksime tagasi uurima 4 aastat nüüd 2022, 4 aastat hiljem siis läksime vaatama, siis juba hakkasid nagu tagasi tulema küll ja suuremaks minema jälle need asurkonnad seal. Ja, aga eks see võtab aega ja ei tea, vaata palju neid ootamatuid ilmastikuolusid peab juhtuma, et sul pole lõpuks aega enam. Sul ei olegi täpselt ja see on see, mida see kliimakriis meile kaasa toob. Neid ootamatusi nagu igasse hetke, sa ei tea, ka loodus ise, see kohanemisvõime on ikkagi piiratud, kui see muutuste tempo on liiga suur. Nii et need olid 2, eks ole, maastik, kliimamuutus, siis 3. on invasiivsed võõrliigid, mis ju tegelikult sul vist oli lausa ka juba ette, mõtlesid selle peale, et see on üks nendest 5 olulisest tegurist ja nendega samuti inimene tassib erinevaid liike mööda maailma ringi sinna, kus nad varasemalt pole olnud. Ja nüüd jälle, kui me mõtleme selle süsteemi võtmes, siis meil on üks hästi toimiv süsteem, eks ole, kus, ütleme mingi kosmoselaeva seesama masinaruumi üks osa, mis kuskil piirkonnas tegeleb oma protsessidega ja nüüd sa tood sinna sisse mingisuguse täitsa uue tegija, kellega mitte keegi seal pole enne kohtunud ja sellel uuel tegijal ei ole seal ees ei looduslikke vaenlasi, küll aga võib-olla tal seal palju süüa või midagi sellist ja nii need invasiivsed liigid nagu siis kanda kinnitavad, ehk siis nad võivad võtta täiesti üle senised süsteemid ja asendada kogu selle komplekti ainult iseendaga laias laastus. Ja oma kodupiirkonnas on ta täiesti tavaline väikene vaikne selle süsteemi osa, aga kui ta satub uude kohta, et siis ta tekitab palju kahju ja invasiivsed liigid tekitavad nii majanduslikku kahju, tõepoolest looduslikud liigid, ka väga paljud need, millest inimesed sõltuvad, eks ole, mida nad toiduks kasutavad, hävivad nende tõttu ja üleüldiselt looduslik mitmekesisus. Et seda kutsutakse ka looduse selliseks homogeniseerumiseks, et inimene tassib ringi liike ja teeb kõikides kohtades looduse natukene üksteisega sarnasemaks, et alles jäävad just need liigid, kes kannatavad selle inimesega kaasas käimist ja inimese sellist nagu suurt mõju, et kellel on sellised omadused, et siukene. Et see on siis 3. tegur. Näiteks Eestiski ju invasiivne võõrliik, eks mink, suretas välja Euroopa naaritsa, mis oli Eesti looduslik liik. Ja selleks, et nüüd seda
kahju heastada, oligi vaja, et see mink ikkagi, et seda minki Eesti looduses ei oleks või ütleme Hiiumaal siis, et alles siis saab see saarmas naarits tagasi tulla ja selleks, et ta tagasi tuleks, selleks peab tegema suuri nagu selliseid looduskaitselisi pingutusi. Aga mis on õnnestunud, et kui tead, mida teed, siis õnnestub ka. Ja see on lootusrikas ka. See on 3. tegur. Nüüd oli 4, on lihtsalt puht füüsiline, näiteks ülepüüdmine, üleküttimine, ülekasutus, loodus ülekasutus, et inimene on püüdnud välja liike, inimene on välja korjanud taimeliike ja viinud nad välja suremisse. Inimene püüab kalu rohkem kui loodus neid taastoota suudab ja on ka selle käigus päris palju liike nii-öelda kaduvikku suunanud ja et ehk siis selline füüsiline ülekasutus, et see on 4. tegur ja 5. on saaste, erinev saaste, et võtame näiteks pestitsiidid. Pestitsiidid levivad, eks ole, looduses, need on ju mõeldud putukate ja taimede hävitamiseks põllul, aga ega need putukad ja taimed, need protsessid, kui nad levivad mujale, mõjutavad ka kõiki teisi liike või kõiki teisi neid, keda otse ei taheta hävitada. Ja ehk siis ja muud moodi saaste, et ka uued saasteallikad, mille mõju me ju veel ei tea, mikroplast, kuidas see tegelikult looduses nagu seal ringleb, mida ta teeb, ka plastiksaaste, ka erinevad sellised igavesed saasteained, mida me paneme loodusesse, mis tulevad, ma ei tea, meie teflonpannidest, et need mõjud tegelikult loodusele on vähe teada, aga mõnedel puhkudel me ikka teame, et need saasteained, mis mürgised on ja mis loodusesse jõuavad, need samuti mõjuvad. Ja nüüd, kui sa paned kõik need 5 kokku, neid ongi ainult 5, on ju. Nendega kõigiga tuleb tegeleda. Kui sa paned need 5 kokku, sa näed ka seda, et nagu kui elupaikasid on palju ja loodus on nagu heas seisus selles mõttes, et on piisavalt kohti, kus meil on ruumi antud loodusele, siis ka need teised tegurid on niivõrd palju vähem nii-öelda mõjukad. Ehk siis seesama saaste või kas või see kliima, et kui sul on ruumi loodusel rohkem olla, need ökosüsteemid ei ole jäänud nii haruldaseks, siis nad kannatavad ka palju rohkem välja seda sellist muid tegureid. Aga täna, kui me niimoodi kombinatsiooni paneme, et siis see on üks siuke mürgine kokteil. Kuidas on inimese enda tervis nüüd konkreetselt seotud sellega, et nende 5 teguriga? Sest ma mõtlen näiteks pestitsiidide peale, et paljud võib-olla ei mõtle sellele, et tegelikult meie ise, nagu anti-inimese keha on ka ökosüsteem, et meie peal ja meie sees elavad ka mikroorganismid, kes ka surevad ära nende pestitsiidide peale, aga osad neist, et kui me sööme väga pritsitud toitu, et siis on uuringuid, mis ikkagi näitavad, et sellel võib olla tugev mõju meie tervisele, sõltuvalt kogusest, eks ju? Ikka on ja, et loomulikult on ka väga ka inimestele kahjulikke pestitsiide leiutatud aja jooksul erinevaid ja mida me ka ei tea, on just need nii-öelda kokteilid, eks ole, et erinevate ainete kombinatsioonid, et kuidas nad ikkagi täpselt mõjutavad kas või meie hormoonsüsteeme, kuidas erinevaid, nagu sa ütlesid, meie enda mikroelustikku, kes meiega kaasas käib. Aga võib-olla kui niimoodi oma tervise poole vaadata, et siis täpselt nagu sa ütlesid, see meie enda mikroorganismide kogum, ega meie ei ole ju ka nagu steriilsuses kasvanud, et see moodustub ikkagi meie enda keskkonnast meie ümber ja selle moodustumisele aitavad kaasa kõik see, millega me kokku puutume. Ja neid uuringud on nüüd juba päris palju tehtud ja neid seoseid nähtud, kus meie soolestiku mikrofloora, meie naha mikrofloora, mil määral see sõltub ka selle nii-öelda looduse mitmekesisusest, millega me kokku puutume oma lapse eas, eriti kui see on kujunemas. Ja isegi Eestis on tehtud, on saadud selliseid tulemusi, kus
kus lapsed, kes sündisid ja kasvasid esimestel eluaastatel Eestis sellistes piirkondades, kus ümbruskonnas oli rohkem looduslikke ökosüsteeme, olid oma hilisemas elus vähem vastuvõtlikud autoimmuunhaigustele. Et see oli selline pikk teabimmuunprojekt, mida aastakümnete vältel tehti ja väga paljud lapsed seal osalesid, et nüüd siis seostati neid andmeid ka Eesti looduse seisundiga ja ka leiti sealt seoseid ja no mujal on ka selliseid uurimusi palju tehtud, et kuidas ka meie enda nii-öelda organism ja läbi selle nii meie vaimne kui füüsiline tervis, eks on, need on mõlemad kuidagi seotud selle mikropagasiga, mida me kaasas kanname, siis et see teadmine sellest, et kuidas seesama looduse süsteem meie ümber ja selle rikkalikkus siis meie tervist mõjutab, need teadmised aina kogunevad. Kuni selleni välja, et on tehtud päris selliseid toredaid algatusi ja võib-olla peaks isegi mõtlema sellele, et kuidas lapsi rohkem kokkupuudesse panna selle sama mullaga, kus on see meeletu liigirikkus, eks ole. Kasulik kokteil. Jah, kasulik kokteil, et nad saaksid siis endale vajalikku sealt välja filtreerida, et mul tuleb meelde, Prantsusmaal oli mingisugune kampaania, kus nad kooli õuedele, mis muidu olid, et siuksed asfaldiga kaetud alad tegid selliseid metsikuid nurkasid, kus lapsed said siis mulla ja siis sellise täitsa siukse metsikuma alaga kokku puutuda, et just ka need, kes võib-olla linnast välja palju ei liigugi, et nad saaksid ikkagi seal linnaruumis nagu siis oma kooliski kokkupuudet enda oluliste selliste ja mõtlengi, et huvitav kaua need ökosüsteemid vastu peavad, et kui me rääkisime siin ökosüsteemi kollapsist, et siis see ju tähendab seda, et kui muidu harjumuspärane looduse samm-sammuline kehv käekäik, millega nagu harjub ära, et siis tegelikult üks hetk võivad need muutused olla väga kiired. Ja siis me tegelikult järsku avastame, et meie enda tervis on juba kehvaks läinud või meil on nagu keerulisem toime tulla, et juba ka see, et mingisugused haigused hakkavad tihemini esinema, nagu juba ka nahaprobleemid, kõhuprobleemid, igasugused muud terviseprobleemid, et ma arvan, sellest lihtsalt väga tihti ei räägitagi, et tegelikult võib ju arst küsida, et palju sa metsas käisid või kas sa näpupidi mullas oled olnud piisavalt, et kui sellel loodusel seda tervist ei ole, siis tegelikult lõppkokkuvõttes ei ole ka meil seda tervist. Jah, nii see tõenäoliselt ongi ja ma arvan, et see on ka alakasutatud täna Eestis või see sama mõtteviis, et ütleme, et ka arst peaks suunama tõepoolest juba oskama olema nii teadlik, et kas või vaimse tervise tarbeks, aga miks mitte ka füüsilise tervise tarbeks, et neid tõendeid on ka ju nii palju, et suunamagi inimesi rohkem mitmekesise loodusega kokku puutuma. Aga ikka see kollapsi teema, et sul on ma ei olegi seda nii palju varasemalt arutanud, et inimesed ei ole küsinud seda, aga see on selles suhtes huvitav küll, sest et tegu on ka sellise nagu pöördumatu protsessiga. Siis, kui me seda nagu oskame kirjeldada ja avastame, et näe ongi, siis on juba liiga hilja, siis on meil väga halvasti. Siis on väga halvasti, et meil ei ole lihtsalt neid oskusi ega seda võimekust seda tagasi pöörata. Meil peab olema täna võimekust nagu ette näha, et selliseid ohte ära hoida. Ja õnneks või kahjuks, et õnneks me teame ka, ütleme, kas või kui ma loetlesin need 5 baasilist asja, eks ole, me teame, kuidas nende probleemidega, mis meil on, kuidas nendega tegeleda. On jah, päris palju sellist, mitte müstilist, ma ei saa öelda, aga on päris palju kirjeldamatut, et me ei tea väga täpselt, et kuidas mingi liik, mida ta täpselt vajab, mida kõik need 8 miljonit, eks ole, kuidas need kõik toimivad. Aga laias laastus me teame, mis on vaja teha ja me oleme seda teadnud juba, ütleme, 60-ndast aastatest saadik, eks ole. Et selleks, et nagu looduskaitses edukas olla, neid näiteid on meil ka arvukalt, et missuguseid tegevusi teha, kuidas seda toimetamist niimoodi suunata, et meie kahju oleks minimaalne ja võib-olla me hoopiski suudaksime nagu parandada tehtud. Et õnneks on meil need teadmised olemas ja me suudaksime neid teha. Keskmine inimene ikkagi meie ühiskonnas elab linnas ja nii-öelda igapäevaselt ei ela sellist loodusega rüpes, looduse rütmis eluviisi. Et see ju teeb meid ka juba
paratamatult on ju natuke loodus kaugemateks, et enamus inimesi tegelikult saab oma teadmised loodusest klassiruumis, telekast, mingis seriaalis ja siis käib looduses jalutamas. Või parimal juhul on siis ikkagi, ma ei tea, veedetud piisavalt palju aega looduses, piisavalt niisama passides, interakteerudes, mängides, et õpid nagu mingisuguseid seoseid rohkem tundma. Et mis on need peamised sellised väärarusaamad, mis on meie ühiskonnas levinud, mida lihtsalt tavainimene ei saa aru. Ma võin otsa lahti teha. Et näiteks, kui me räägime metsadest ja meil on ju siin metsasõda suur Eestis, et siis näiteks mõned inimesed ütlevad, et need linnud, mis seal nii-öelda oma pesa kaotavad, et nad lähevad ju lihtsalt teise metsa, et siin on see mets ju kõrval. Aga millest nad aru ei saa, on see, et need linnud on seal pagulased, kes ka ei pruugi ära mahtuda, et neil lihtsalt, kujutad ette, et sa lähed oma kodutänavale, kõik majad on maha võetud, lähed hommikumantlis naabri juurde, kelle maja on püsti, lähed ukse peale, kui ma kolin nüüd siia. Et tegelikult lindudel ja teistel loomadel on ju täpselt samamoodi, et sa pead põhimõtteliselt kellelegi kaissu kolima ja see on suhteliselt ebamugav. Et kas on veel mingisuguseid selliseid nii-öelda ampse, millest nagu kinni haarata, mida meil on siin võimalik, müüdid, mida meil on võimalik purustada? Jah, see on küll hea näide, mis ongi selle elupaiga kao osas ka väga hea, et ega me ikkagi kogu linnateid rahvast nagu sinna näiteks sinu korterisse või naabri korterisse ikkagi ära ka ei mahuta, isegi kui naaber lubaks. Et nad surevadki ära tegelikult. Jah, et ei saagi, lihtsalt ei suuda kolmetoalises korteris hoida linnateid rahvast, nii ei suuda sa nagu ühe ökosüsteemi kõiki osiseid hoida väga minimaalsel pindalal. Neid vale arusaamasid ikkagi on võib-olla üks, mis mind on nagu võib-olla seganud või häirinud, on see, et keskkonna looduskaitse puhul väga palju mõeldakse pigem nagu prügistamisele, et kui ikkagi päris kaua on see keskkonna teadlikkuse küsimustikus, eks ole, kui inimesed vastavad, et mis on teie nagu loodushoidlik tegu või kuidas teie loodust hoiate, siis nad vastavad, et ma ei viska metsas prügi maha või ma ei viska prügi maha. Ja see on mind nagu selle võrra häirinud, et just selle tõttu, et see on ju elementaarne hügieen, et sa ei viska prügi maha, et ega sa ju kodus ka ei viska vastu, ega sa ei pea ennast selle eest ka kiitma kogu aeg, et sa kööki purksi paberit maha ei viska, aga see jätab nagu kõrvale või toob fookuse, et väga tubli, et ei viska ja nii peabki olema, aga et see viib fookuse ära sellelt, mis tegelikult nagu Eesti loodusse käekäiku siis mõjutab, et samad maastiku muutused, loodusliku elupaiga muutumine millekski muuks, kas või need samad pestitsiidide saaste surved ja muud tegurid, et kuidagi see teadlikkus selles osas oleks kõrgem. Siis üks asi, mis mind siin veel sellise sarnase näite nagu sulle häirib või ütleme, on kõrva jäänud, on see, et puudele, suurtele asjadele pannakse palju tähelepanu, et need jäävad nagu silma. Näiteks puu on suur ja puu ongi oluline ökosüsteemi osa, aga siiski ainult nende ökosüsteemide osa, kus puu on iseloomulik ökosüsteemile. Ja puukujuline eluvorm, eks ole, erinevad puuliigid. Aga ja väga, väga valuliselt näiteks reageeritakse, kui meil on vaja nii-öelda seisundit parandada või taastada ökosüsteeme, kus puud ei ole selle ökosüsteemi enda osa, vaid nad hoopiski teevad selle koha liiga pimedaks, liiga nii-öelda teistsuguseks nendele organismidele, kes seal tegelikult elada tahavad ja keda on väga-väga palju. Ehk siis meil toimub selline suuruseline diskrimineerimine. Ehk et me pöörame palju tähelepanu neile, kes meile silma jäävad ja keda me hästi näeme, aga loodus meie ümber on ka väga-väga pisike, väga suures osas, 99% liikidest, ma julgeks öelda, üldse maailmas on väiksemad kui meie ja väga palju väiksemad kui meie. Ja nende käekäik sõltub ju samuti nagu meie otsustest, et me siis ei näeks nagu loodusest ainult seda kõige suuremat või massiivsemat poolt, mis meile kõige rohkem silma jääb, vaid oskaksime ka sinna mulla sisse
rohtaimestiku seal elutsevate tohutud hulga liikide poole vaadata. Ehk siis võib-olla, et me tunneksime paremini näiteks Eesti, Euroopa erinevaid ökosüsteemi tüüpe ja oskaksime nagu nende elustikku väärtustada ka siis, kui nad on pisikesed. Ehk siis, et mis on nagu meie kohalike liikide selline olemus või olemise viis oma loomulikus marinaadis. Et siia samma teemasse võib ka võib-olla sisestada selle, et kui sa lihtsalt ma ei tea, istutad hunniku puid, siis see ei ole tegelikult täisväärtuslik, kohe toimiv, rikkalik metsa ökosüsteem. Eriti, kui sa istutad selle valesse kohta veel, kus enne võis olla mõni teine. Nagu see uus metsastamine süsiniku sidumise eesmärgil. See on väga ohtlik sellest vaatest just, et kui siin jällegi neid ökoloogilisi teadmisi taga ei ole, et kuhu sa seda istutad, siis sa võid soovitud kasu asemel ikkagi hoopiski suure kahju teha. Et lõppkokkuvõttes ju süsinikku seob muld. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas et mis on see elurikkus seal mulla peal, et see saaks olla ka hea seal mulla sees, et organismid ja muld saaks oma tööd teha. Just, et meil on erinevaid ökosüsteeme, igat ühte on vaja erineval moel. Just, ja siis üks mõte veel tuli mul selle linna eluga seoses ja võib-olla nende ökosüsteemide taastamisega, et kas sa oled kuulnud sellist terminit nagu baastaseme nihkumine. Ei. See on siis selline nähtus, kus meie inimesena oleme nagu oma loomult hästi plastilised ja ütleme kohanemisvõimelised oma ümbritseva olukorraga, sest maailm muutub nii palju ja meil on ikkagi harukordne võime selle muutusega ka kohaneda. Et me täna ei lähe hulluks, sest me elame hoopis teistsugust elu kui näiteks 50 aastat tagasi, eks ole. Oleme täitsa eraariunud sellega, et linnad on teistsugused kui varem ja meie enda keskkond meie ümber. Ja vähe sellest, et inimene väidetavalt lausa harjub oma ümbritseva keskkonnaga isegi loetud aastate vältel. Et ka need inimesed, kes elavad näiteks sõjapiirkondades, et nad imelik küll, aga nad ka harjuvad selle nagu pideva häiringuga. Nad ikkagi leiavad selle kohanemise, kus nad siis suudavad oma sellist tavapärast elurütmi ja oma vaimset tervist mingil moel nagu säilitada, eks ole. Ja seda kutsutaksegi siis selleks, et sa kogu aeg, see on baastaseme nihkumine, et sa kogu aeg normaliseerid enda ümber olevat maailma nagu enda jaoks normaalseks. Ehk siis see muutus, mis on toimunud, et see ongi see, milline maailm peab olema. Kui saad nüüd aru. Ja see tähendab ka seda, et me oleme ära normaliseerunud looduse vaesumise. Ehk siis meil on faktiliselt teada, et 90-ndatel laulis Eesti metsades poole rohkem, laias laastus võib nii öelda, et poole rohkem linnulaulu, ütleme hästi robustselt väljendudes. Ja kui me täna nagu hüppaksime sinna 90-ndasse aastasse ja kuulaksime seda kevadist metsa linnulaulu, siis ta oleks hoopis teistsugune kui see, mida me täna kevadel metsas kuuleme. Täna kuuleme nii-öelda selliseid soliste, vaikse kaaskoori saatel, aga toona kuulsime tervet laulupidu, eks ole, näiteks ütleme sellises võrdluses. Aga meie jaoks, kes me ju täna kuulame, seda metsa on täitsa normaalne mets, eks? Ja me isegi ei oska unistada nagu ega teada sellest metsast, mis rõkkab poole rohkem linnulaulust. Ma olen kuulnud seda ütlust, et liik sureb tavaliselt välja 2 korda, et esimest korda, kui me unustame ära, et teda kunagi oli palju, siis teda jääb nagu väiksemale populatsioonile ja siis teine kord sureb välja siis, kui ta nagu päriselt sureb välja. Et ma arvan, et Eestis on ju ka palju nii-öelda suur liike on hunt või karu, et nüüd me vaatame, et issand kui palju, et peame kõik tapame ära, aga tegelikult neil ei ole lihtsalt minna kuskile, sest et neil ei ole elupaikasi. See on küll väga hästi öeldud, et sureb välja mitu korda. See ongi meie oleme sellist terminit kasutanud nagu väljasuramisvõlg, mis on selline nähtus, mitte ainult kasutanud, me oleme seda kirjeldanud Eesti looduses. See on selline nähtus, kus liikidel ei ole enam elutingimused sobilikud pikaks ajaks. Et nad ei ole võimalik, et nad suudavad teha veel palju põlvkondi, sest et
neid on näiteks liiga vähe või et nende elupaigad on nii pisiks, nad on kõik sinna korterisse kolinud, eks ole, terve linn. Ei ole mõeldav, et kogu see linn saab veel järglasi ka, eks ole. Suht holokaust on tegelikult nende jaoks. Ja, aga nad on ikka seal korteris, need kõik pressisid sinna ennast kokku ikkagi korraks, eks lootuses. Lootus. Ja looduses ja Eesti looduses, näiteks Eesti niitude puhul me oleme kirjeldanudki sellist olukorda, kus niitude pindala on ju kahanenud 95%, eks ole. Mõni elupaik 1000 korda on väiksem kui varem puisniidud näiteks. Ja samal ajal on puisniitudel pea pool Eesti taimeliikidest, eks ole, kasvamas. Nad on sisuliselt nagu kõik kolinud ühte korterisse, eks. Aga ikka veel olemas, me nagu võime sinna korterisse minna, lugeda ära, et sest et nad reaalselt on, väga paljud on neist väga pikaealised, eks ole. Mõni ongi 50 aastat seal ühe koha peal olnud ja kui see konkreetne koht on alles, siis ta on seal alles, aga pole erilist lootust, et ta naabritega veel mingit järgmist sugu teeb või põlvkonda. Ja see väljasuramisvõlg toob selle kaasa, et liigid on alles, me justkui loeme, et näed, on olemas, aga tegelikult teame, et homme on nad ikkagi sisuliselt välja surnud, et justkui nagu elavad surnud või kes need on? Sellised jäänukid ikkagi. Need on jäänukid jah, et kes need on need filmides, need zombid? Jah, nagu, et juba surnud, me teame, lihtsalt hetkel veel nagu elus. Saame vaadata. Ja et selleks, et seda väljasuramisvõlga nüüd selle maksmist vältida, meil on ikkagi vaja ära tunda, et see on olemas, milliste liikide puhul, milliste elupaikade puhul see on. Ja nüüd kiiremas korras ikkagi tegutsema asuda, et ikkagi taas luua neid võimalusi nendel liikidel niimoodi laiemalt levida ja elada. Siinkohal võib-olla saabki rõhutada, et pärandniidul ja lilleniidul on ikka omajagu suur erinevus. Jah, see sai küll. See sai tegelikult, mul on tunne, et nüüd päris kena tähelepanu kokkuvõttes üsna sellise negatiivse algusega, aga lõpuks ma loodan, et vast päris mitmed said lugeda sellest, ja teada, et kui olulised elupaigad Eestis on põlised, tõesti 100 aastaid vanad niidu ökosüsteemid, millega on seotud pool meie liikidest, kuigi nad on imepisikesed, aga nii tohutu elurikkad. Näiteks Laelatu puisniidul, ei tea, kui mõni eestlane veel on, kes ei ole käinud Laelatu puisniidul, siis ta peaks sinna minema. Et Laelatu puisniit on maailma kõige liigirikkam koht sellises skaalas. Wow. Ja mitte kuskil maailmas ei jää sul nagu jala alla rohkem liike, taimeliike kui just seal. Isegi mitte vihmametsas? Jah, isegi mitte vihmametsas, sest vihmametsas on liigirikkus kõik nagu need liigid, kes seal kasvavad, nad on kõik palju suuremad. Nad ongi suured ja seal vihmamets on maailma kõige liigirikkam alates 10 korda 10 ruutmeetrist. Okay. Aga kui sa vaatad allapoole seda pindala, siis on kõige liigirikkamad meie niidud. Ja nagu nii armas on tegelikult mõelda, et Eesti rahvas, et suhteliselt nagu väike rahvas, suhteliselt väike riik, väike territoorium, aga meil on kõige armsam oma väike maailma kõige elurikkum, pisikene selline koht. Et loodetavasti see jää nii-öelda selleks viimaseks kohaks, vaid et me suudame oma seda suurt võimekust siis looduses suuri muutusi korda viia, rakendada positiivselt ära, et tuleks tagasi rohkem selliseid kohti. Just, ja selle baastaseme nihkumisega me peame ikkagi tegelema, et me ei harjuks vaesusega, me ei aktsepteeriks nagu vaesunud loodust ja seda väga nagu, ma ei tea, hõredat linnulaulu või väga väheste lilledega maastikku, vaid et me ikkagi oskaksime nagu nõuda rikkamat loodust tagasi, me oskaksime ära tunda, et meil on seda vaja ja et kuhu poole me tahaksime liikuda. Ja siin me saame küll igaüks väga palju ära teha, sest et kas või linnades nagu looduse rohkem tagasi toomine normaliseerib inimestele seda, et loodus on peab olema meie ümber, eks ole. Et me saame kas või natuke nagu jõuga seda muuta, et lapsed saavad kasvada nõnda, et nad elavad teadmises ja kogemuses, et jah, loomulikult on mu kooli ümber, eks ole, mõned lopsakad taimekohad, et mitte ainult asfalt. Loomulikult mu koduteel on, eks ole, ma ei tea, paar pimedamat metsatukka või põõsatukad, et loomulikult on mu maja taga mõni lind, kes laulab, et nagu sellist asja me saame ise nagu teadlikult tuua inimesteni ja näidata seda, et see vaene loodus ei ole
et see ei ole okei, me tegelikult ei peaks sellega leppima. Ärme lepi vaesusega. Ja ma olen väga tänulik kõigile inimestele, kes aitavad seda sõnumit ikkagi nagu kuuldavaks teha, et ma arvan, paljud inimesed juba on nagu paljuski leppinud, et see ongi okei, et seda loodust väga ei ole. Aga samas, kui see loodus on lähedal ka linnakeskkonnas, siis see võimaldab ju meil nii-öelda kiirelt tagasisidet saada selle kohta, et kuidas loodusel läheb. Et kui sa oled ainult asfalt ja seal betoonmajade vahel, et siis sa ei saa aru võib-olla, kuidas põud võib mõjutada, et sa ei näe või sa näed väga vähe. Aga mida rohkem sa seda näed, seda rohkem võib-olla sa hakkad nagu süsteemsemalt ka mõtlema loodusest. Rääkimata su mikrofloorast. Ja. See on ka üks asi, ma arvan, mis on tegelikult otseselt seotud ökosüsteemidega, on see, et inimesed harjuvad ära, et toidul ei ole maitset. Sest et nagu elurikkus öeldakse, et kokad valivad mahetoidu või siukese nii-öelda regeneratiivselt kasvatatud toidu, sellepärast, et sellel on parem maitse ja kokad oskavad maitset hinnata. Ja mul on tunne ka, et paljud inimesed kuidagi on võib-olla ära unustanud selle või ei ole isegi kunagi proovinudki enam seda, kui hästi maitsev vanaema kasvatatud tomat. Ja see on jälle üks teema, millega me jõuame sinna jutu algusesse tagasi, et me isegi ju tegelikult me oleme nii lihtsustanud ära selle põllumajandusliku süsteemi, et porgand vajab kasvamiseks selleks, et ta teeks selle porgandi sinna alla vajab, eks ole, 3 põhilist toitainet ja siis veel mõningaid mikroelemente. Aga kui me vaatame nagu looduslikus süsteemis, siis selle porgandiga koos, eks ole, ka nende põliste sortidega koos, mida päris sellisel moel ei kasvatatud, nagu meie täna kasvatame, nendega koos käib veel tuhandeid teisi liike, erinevaid mullaorganisme, kes kõik on väikesed tehased ja teevad erinevaid aineid, et me tegelikult täna jällegi ei tea ju, mida kõike see porgand nagu kasutab kasvamiseks, milliseid tuhandeid aineid, milliseid protsesse ja millest kujuneb see tema nagu see maitse, mis tal tegelikult siis on. Ehk siis meie toit sööb asju, me peaksime hoolima sellest, mida sööb meie söök. Ja ehk siis lõppkokkuvõttes isegi porgand. Midagi porgand on ju sööb, et see kõik, see töö, mida need väiksed organismid teevad mullas ju panustab selle toidu toiteväärtusesse. Ma olen isegi lugenud, et ala näiteks apelsini puhul, et kui on selline looduslikult või nii-öelda naturaalsemas elurikas keskkonnas kasvanud apelsinipuu, et sa sööd selle apelsini, et see on sama toitaine väärtusega kui 20 tavalist apelsinipoest. Et et tegelikult on nagu hakkad mõtlema, et kui kallis see nagu mahetoit on või kohalik siuke lihtne looduslikum toit, et võib-olla tegelikult on odavam kokkuvõttes. Aga mul on üks siuke müüt veel, mida ma tahaksin siin nii-öelda tähelepanu natuke anda sellele on see, et ma arvan, paljud inimesed usuvad, et me suudame tegelikult loodust nende samade tehnoloogiate abil kuidagi asendada või täielikult kontrollida, asendada, et see on okei, et me nüüd praegu puurime sinna kosmoseleva hästi palju auke sisse, et küll me selle ära lapime pärast. Ja puudub selline humble või selline alaväärne tunne, et tegelikult võib-olla me ei suuda. Ja minu meelest see on hästi ohtlik, et tänu sellele uskumusele, et me nagu liiga palju arvame, et me suudame tänu tehnoloogiatele nii-öelda taastada seda meid toetavat olukorda, endist olukorda, aitab meil mööda vaatata sellest ettevaatusprintsiibist. Jah, see on tehnooptimism, eks ole, et mida on kahtlemata julgustanudki see viimase sajandi selline tohutu areng, et igasugu nutikaid asju on inimene suutnud ju välja mõelda ja käiku lasta, et see kindlasti nagu niimoodi tundub, et meil see võimekus siin on lõputu ja ma just hiljuti lugesin, et Facebookis on selline keskkonnasäästjate grupp. Väga tore, ma ise tegin selle. Väga tore grupp. Ja seal just kirjutas keegi, et võib-olla me peaksime mõtlema, refereeris sama Jaan Kristjan. Jaan Kristjan peamiselt seal ka väga sageli kirjutab. Tema refereeris siis ühte esseed, kus toodigi välja, et äkki me peaksime ka loodust rohkem inimestele tutvustama kui tehnoloogiat ja looduse protsesse, et mida nad ju tegelikult on. Nad on lihtsalt niivõrd peened
ja samal ajal meile nagu iseenesest mõistetavad loomulikult, eks ole, nagu loomulikult porgand kasvab loomulikult, eks ole, ma ei tea, mullatekkeprotsessid on olemas, ärme pane, aga et ta tegelikult on tehnoloogia, et kui meile see tehnoloogia nii väga meeldib ja see meid nagu niimoodi kõnetab, et siis võiksime me tegelikult võib-olla tõesti rohkem mõelda ka loodusest kui väga peenest kosmoselaevast, mis on täis imelisi tehnoloogiaid. Imelisi lahendusi, jah, et võib-olla siis oskaksime me neid ka selle võrra hinnata ja võib-olla jah, igaüks võiks kooliprojektina siis kaasa saada sellise ülesande mõni nendest imelistest tehnoloogiatest ise põlve otsas oma transistorite abil valmis ehitada. Et võib-olla sellist alandlikkust on nagu rohkem vaja ja ma arvan, et siin aitabki kaasa ka see, ütleme, teadmised selle kohta, et vähemalt mingil moel, et kui palju seda sükast peent tehnikat meid ümbritsevas süsteemis on. Me siis kuskil 2019 koos tuttava Minnaga mõtlesime, et on vaja sellist üldist süsteemi mõtlemist ja loodusharidust Eestis kasvatada ja siis tegime sellise grupi ja see läks väga hästi käima, et mina ise ei ole seal pidanud rahvast harima, et kuidagi kõik hüppasid paati selle mõttega, nii et meil on õnnestunud tõesti üks tore keskkond luua, nii et kui kedagi huvitab, siis kindlasti ka saab sotsiaalmeediat tarbivad inimesed leiavad enda jaoks ja ta eestikeelse sellise nurgakese Facebookis. Aga jõuame veel vist, ma arvan, kiirelt paar teemat üle käia, kui nüüd rääkides lahendustest. Siis me rääkisime juba võõrliikidest ja üks võõrliik, ma arvan, mis on aina rohkematele eestlastele tuttav, on need samad nälkjad, teod. On Hispaania nälkjas, on see mustpeanälkjas. Kui võtad lahti Keskkonnaameti lehe, siis ühel lehel kutsub sind Keskkonnaamet üles elurikkust hoidma, et ära niida muru, lase loodusel lokata. Ja siis võtad lahti Keskkonnaameti teise lehe, mis ütleb, et selleks, et nende samade võõrnälkjatega hästi hakkama saada, niida muru madalaks, ära sisuliselt põhimõtteliselt väga midagi seal kasvata, erilist, ära komposti, ära pane multsi, riisu kokku orgaanika, vii kaugele ära. Ja mind jätab see väga sellisesse nukrasse seisu, et mida siis teha, et tahaks ka mina oma väikest looduskaitseala luua, aga kas ma siis teen sellega loodusele kahju, kui seal samas roomavad need võõrnälkjad, kellele jubedasti meeldib see põõsapuhmas, et ma näen, et siin on nagu selline, et me ei ole nagu saanud aru, kuidas seda olukorda siis päriselt loodusele kõige kasulikumas võtmes ära lahendada. Eks ta tegelikult mõnevõrra ongi ju keerukas, et võõrliikidega tulebki tegeleda. Siin see on nagu ühest küljest paratamatu ja tuleb leida need mehhanismid, mis nagu või ütleme need tegevused, mis siis seda ikkagi aitavad, kas või korjadki siis välja või teed mingisuguseid perimeetreid, aga loomulikult ei saa nagu ka võõrliikide teemat lahendada sellise Kuvalda meetodil, et nüüd ainult nagu, et nüüd tõttame ainult seda lahendama, vaid et sa pead ikkagi kompleksis neid asju ja eesmärke nagu vaatama, et jah, ma arvan, et konkreetsel juhul ongi vaja nagu lõimida need kaks tegevust, et vaadata, kas on võimalik kuidagi luua mingisuguseid nälkja lõkse või mingisuguseid piire, aga teisest küljest sama temaatika on ju meil nagu puugiga, lähed Terviseameti lehele, seal on kirjas, et pange üldse asfalti alla kõik enam-vähem. Ära mine metsa ja ära puuduta ühtegi taime. Et jällegi puuk ongi väga ongi Eesti ohtlikem liik, et ei ole bioloogi, kes poleks borrelioosis olnud ka kahjuks pikkade selliste ikka tagajärgedega ja entsefaliidist rääkimata, et siin tulebki nagu kõiki ettevaatusabinõusid, mis mõistlik on arvesse võtta ja rakendada, aga samamoodi ei saa nagu seda lahendada sellise nui neljaks, et tõmbame linnadele pestitsiidid peale, et siis on nagu kusjuures seda on ka testitud ja ei toimi. See on Austraalias tehtud piirkondi, kus on terve üks linnaosad on ära mürgitatud lootuse siis nagu näiteks
kahjulikke putukaid välja ajada, aga see on nagu andnud tagasilöök hoopis teistpidi, et ikkagi hoopiski need kahjulikud putukad võivad saada nagu suurema eelise siis, kui keegi nad ikkagi sinna uuesti toob, sest enam ei ole ühtegi nagu äranokkijat või ärasööjat. Et mitte kedagi ei ole, kes hoiaks seda tasakaalu, et lõpuks on niimoodi, et ainus, kes seal hakkama saab, on see sama võõrliik. Et tegelikult võib-olla sa teed talle hoopis sellise karuteene. Ja paljude võõrliikidega, sellest saab eraldi terve podcasti teha, et kuidas võõrliikide dünaamika täpselt on, aga paljudega on ka niimoodi, et mitte kõik ei kujune invasiivseks, vaid väga paljud nagu integreeruvadki lõpuks sellesse looduslikku süsteemi ära ja lõpuks ikkagi leidub keegi, kes teda sööma hakkab ja kes teda kontrolli all hakkab hoidma või mõni haigus. Nii et see on nagu see kõige tavalisem nagu rada. Mulle meeldib permakultuurist üks selline nii-öelda reegel on see, et kui midagi on liiga palju, siis ära mõtle sellest niimoodi, et sul on keegi vaenlane, keda hävitada, vaid mõtle alati nii, et iga probleem on millegi lahendus. Et mitte, et sul ei ole liiga palju nälkeid, vaid sul on liiga vähe parte. Kas sa näed nälked, sa oled mingi, mul on liiga vähe parte, mul on liiga vähe linde, liiga vähe siile. Või et kui sul on liiga palju puuke, siis ära mõtle nii, et on palju puuke, vaid on liiga vähe sipelgaid. Sipelgad söövad puugid ära. Et ühesõnaga, ju siis, ma ei tea, Eestis peab keegi rohkem nende partidega katsetama, siis nende nälkete puhul ma usun. Üks teema, mis on, ma arvan veel võib-olla nii-öelda, ma loodan, et on Eestis mingi revolutsioonina pead tõstmas, on põllumajanduse nii-öelda areng ja just taastuvale loodust rohkem säästvale põllumajandusele üleminek. Milline on nii-öelda tava põllumajanduse mõju loodusele ja elurikkusele ja miks me tõesti peaks kuidagi kiiremas korras millegi paremale ümber liikuma? Kui ma nüüd algusest rääkisin sest maakasutusest ja maakasutuse muutusest, siis kui kõige olulisemast tegurist nagu loodusele ja looduse seisundile, siis omakorda selles maakasutuse muutuses ei ole mitte ei linnade laienemine ega ka nii-öelda metsade kadu otsapidi sellega seotud, aga kõige suurem mõjutegur ongi põllumajandus või põllumajandusmaade kasutus, nende laienemine looduslikele aladele ja siis Eesti puhul ja üleüldse Euroopa puhul selline ekstensiivse looduse, põllumajandusliku looduskasutuse asendumine siis intensiivne versus mitte midagi, et see dihhotoomia, mis meil täna on, et kas on Euroopas tervikuna, et kas siin toodame intensiivselt toitu ja siin ei tee midagi, et veel 100 aastat tagasi oli see natuke hägusam, et me ikka igal pool, väga paljudes kohtades karjatasime, eks ole, see tegelikult simuleeris selliseid natuke looduslikke tingimusi ja siis see toidu tootmine ise oli ka nagu tänasest oluliselt nagu mahedam, tegu oli sellise ekstensiivse, küll laialdasem, aga vähem nagu selline vähema loodusmõjuga kokkuvõttes. Ja jah, et põllumajanduse mõju on väga, ta on ikka väga tugev ja siin, eks siin Eestis meil on neid pingutusi ka tehtud ja me ei saa öelda, et Eesti nagu kõige kehvemas olukorras on, aga ega ta nii-öelda väga nii kiita ka ei ole, et me siin midagi tegema ei peaks. Kindlasti oleks nii nagu mujal, ka meil on vaja mõelda sellele, et kuidas põllumajandusmaastikud oleksid mitmekesised, just nagu ruumiliselt mitmekesised, et põllud ei oleks liiga ulatuslikud, vaid need liigid, kes reaalselt kõnnivadki kas 20 meetrit või 200 või lendavad 200 meetrit, keda on väga palju. Et need ikkagi saaksid oma ühest kohast teise ära liikuda ja elada ja reaalselt nagu panustada ka selle põllu enda tervisesse, põllukahjurite ärasöömisesse, sest et nagu eelmise näitegi puhul põld on ideaalne elupaik ja söögikoht üksikutele liikidele. Need on need samad, kes põlduga kahjustavad, aga ta ei ole sugugi sobilik nendele liikidele, kes neid süüa tahaksid, eks ole, et nendele mõeldes ja sellise looduslikule kahjuritõrjele mõeldes ja selle säilitamise vajadusele mõeldes me peame ikkagi vaatama, et meie põllumajandusmaastikud oleksid sellised mitmekesised, seal oleks erinevaid elupaikasid seal põldude vahel ka. Ja et see on nagu hädavajalik ja teine probleem on seotud siis ikkagi sellega, et me peame ka hakkama väga palju hoolikamalt vaatama, et mis meilt sealt põldudelt nagu välja lekib ja kuhu.
et Eesti probleem on põllumajandusest lähtuv fosfori ja lämmastikusaaste, et liiga palju liigub neid toitaineid meil jõgedesse, veekogudesse. See on nagu probleem ja see on suur probleem. Ja samamoodi, eks seda on vähem uuritud ja vähem teada, need on väga kulukad, need analüüsid, aga ka meil on, eks ole, pestitsiidide jäägid on põhjavees, on kaevuvetes, on jõgedes ja on mullas. Ka väga sügavates kaevudes. Ka väga sügavates kaevudes ja ka põhjavee kogumites, mis on nagu eriti ehmatav. Ja nii, et enda tervise huvides kindlasti me peame ühiskonnana selle teemaga tegelema. Eks Eesti on ju selles mõttes samal arengutrajektooril nagu paljud teised võib-olla arenenumad riigid, kus siis näiteks UK, kus tegelikult ilma nende loodussäästvate taastavate meetodite abil ei saagi enam toitu kasvatada, sest mullad on nagu palju kehvemas seisus kui siin. Et kui nii mõelda, et jah, et me praegu saame veel hakkama, meil on selline luksus mitte mõelda just kui kaugemale, siis tegelikult on teada, see on sisse kirjutatud, et need probleemid jõuavad siia, kui me niimoodi käitume, aga praegu näiteks minna üle taastuvale põllumajandusele on veel lihtne, sest mullas on nagu mingi elurikkus, mis seda üleminekut toetab, et vastased korral ongi niimoodi, et muld on hukas ja tulevad kahjurid ja sealt ei saagi enam mitte midagi. Et kasulikud organismid ei saa seal hakkama enam. Ja on näiteid, on tõesti siin ka meie enda instituudis on tehtud üle-euroopalisi uuringuid just põllumuldade elurikkuse osas ja ikka väga halbu näiteid on üle Euroopa sellest, et kui vaesunud on mullad põldudel, et Eesti on siin täpselt nagu sa ütlesid ikkagi nagu selles seisus, kus meil on hea edasi liikuda. Aga ma tahaksin tegelikult mul on ikka viimasest 5 aastast, 4 aastast ikka väga häid kogemusi ka väga paljude põllumeestega, et kes nagu on, kes ka tõepoolest nad on vaadanud seda muutuvat maailma, nad ise tunnetavad näiteks selle muutuva kliima mõjusid omaenese põldudel. Nad näevad neid muutusi ja väga, meil on päris palju põllumehi, kes väga aktiivselt mõtlevadki sellele, et kuidas nad saavad oma süsteeme teha kindlamaks, turvalisemaks. Nad on, minu arust on väga palju tõusnud teadlikkus ka looduse olulisusest põllumajandusmaastikes, põllumajandusliku elurikkuse olulisusest, põllulinnud, needsamad tolmeldajad, kahjuri vaenlased. Et ma olen hästi optimistlik Eesti nagu põllumajanduse osas selles vaates. Ma olen ka aru saanud sellest, et tegelikult Eestis neid aktiivseid põllumehi, kes väga tahaks seda muutust ise teha ja on nõus nagu omade riskidega, omade kuludega valmis nagu katsetama ja neid järgmisi samme teha, et neid on, aga tundub lihtsalt, et sükesel bürokraatlikul tasandil need muutused võtavad kauem aega ja on keerulisem, et me peame kuidagi riigina kiiremas korras ära lahendama selle, et me vähemalt ei takista neid inimesi, kes üritavad nagu õiget asja teha. Ja see on hästi öeldud jah, et siin juba need algatused, mida ikka siit ja sealt tuleb, on, et nad saaks nagu jõudu ja see kogemus saaks levida. Hea kuulaja, kui sa oled ise kokku põrganud mõne ühiskondliku probleemiga ja sul on idee mõnest uudsest sekkumisest, mille peaks kindlasti Eestis ära tegema, siis esita see Nula inkubaatorisse. Nula on kodanikuühiskonna sihtkapitali ja Heateo sihtasutuse koostöös sündinud programm, kust leiad toetava kogukonna ja kogenud mentorid, kes aitavad sul oma ideed ellu viia. Inkubatsiooniperioodi lõpuks võid saada ka kuni 33 000 eurose starditoetuse oma algatuse käima lükkamiseks. Uuri lähemalt veebilehelt nula.ee ja pane oma idee teele. Ja nüüd tagasi episoodi juurde. Kuidas siis tasakaalustada seda looduskaitset ja majanduslikku huvi? See on huvitav, et neid üldse niimoodi vastandatakse, on ju, et ma just ka hiljuti osalesin ühel koosolekul, kus murelikult küsiti, aga mis saab Eesti konkurentsivõimest, kui me siin loodust kaitseme, et kuidas küll me suudame nagu siis ikkagi teistega võistelda selles tohutus konkurentsi võidusõidus, kui meie siin peame loodust kaitsma. Et see on ju natuke vildakalt püstitatud mõtteviis tervikuna, et meil reaalselt
kuna meie siin veel saame nautida seda, noh, kas või eelmise näite puhul need põllumuulad, kus sa ei pea ilmtingimata seda komplekti, kõiki väetisi ja kõiki pestitsiide peale panema, sest et sul on ka neid looduslikke komponente seal säilinud, siis tänu sellele me võib-olla ei tunneta, et me ikkagi sõltume sellest looduse süsteemist täiel määral ja et see pole, ja konkurentsivõime küsimus on hoopis see, et kas me suudame neid ära kasutada, kas me suudame neid nagu hoida, kaitsta ja tulevastele põlvedele pärandada. Et minu jaoks on imelik nagu vastandada seda nagu loodust ja majandust. Ma isegi ausalt öelda ei ole ühtegi nagu sellist näidet maailmast, kus vastupidi, need suure looduskahjuga saavutatakse pikaajaline majanduskasu või midagi sellist, et neid näiteid tuleks küll tikutulega otsida, et ütleme selline aktiivne ressursikasutus, mõtlemata tulevikule on enamasti lõpeb krahiga. Ja kui me vaatame, ütleme, neid meist majanduslikult edukamaid riike, siis nii mõnigi neist täna, no näiteks Holland, on jõudnud olukorda, kus nad peavad tegema väga suuri investeeringuid selleks, et seda keskkonna seisundit nii-öelda elukõlblikuna ja pikaajaliselt sobivana hoida. Ma arvan, Holland ongi võib-olla üks selline riik või selline näide, et kus on väga kaua oldud selles sõiduvees, et tehnoloogiate kasutamisega me tegelikult suudame siin igasuguseid asju häkkida ja raha teha kõigest ja igat pidi, aga nüüd kui ongi et näha, et tegelikult pärast pikka pidu tuleb pill peale, et siis tegelikult nüüd ongi see aeg, kus sa pead siis need võlad loodusele ikkagi ära maksma, et seda keskkonda enda jaoks hoida. Et saab ka nagu tasakaalukamalt ja targemalt, jah. Ja näiteks keskkonnahoius, kui me räägime ma ei tea, et säästlikust tarbimisest, siis jutt on palju sellisest maakasutusest, et kui palju üks või teine toode on siis, ma ei tea, maad enda alla võtnud või palju ressurssi on selle jaoks kulunud. Ja ma arvan, toidusüsteemide puhul on samamoodi räägitakse, et milline toidukasvatusviis võtab kõige vähem nagu ruumi, nagu pindala, aga näiteks taastuvas põllumajanduses ongi see, et sa saad need loodushuvid ja seal põllumajanduse nagu seal on ülekatte, et see sama maa teenib kahte eesmärki. Jah, selle maakasutusega on ju nõnda, et tegelikult võib ka niimoodi mõelda, et võib-olla siin ongi nagu kaks sellist üheaegset lahendust, et võib-olla me mingite viljade puhul, nende nii-öelda staple croppide puhul või selle põhitoiduse puhul või peamegi võib-olla mõtlema sellest, et kuidas me ikkagi suudaksime nad suruda võimalikult väikestele pindaladele, et seda põhimassi, mida meil ütleme, inimkonna toitmiseks vaja on kasvatada võimalikult väikesel ja võimalikult lekkevabal pinnal ja siis ülejäänud põllumajandusmaastikud oleksid, ütleme, see muu toidus, see mitmekesine toit tuleks nagu sellistest nagu sa ütlesidki, loodusega koos toimivatest süsteemidest, mille jaoks on tegelikult ka väga palju liike kohanenud või nad väga sobivad sinna. Et siis võib-olla peab niimoodi kaheti mõtlema või kahe paralleelse visiooniga töötama, aga et mingisugused muutused on selles osas vajalikud ja kui me vaatame tagasi seda rohelist revolutsiooni, mis toimus, eks ole, see põllumajanduse intensiivistumine, mis oli 60-ndatest alates, kus siis ühe korraga, eks ole, või pärast sõja järgselt, kus ühe korraga tulid, eks ole, oli lämmastikväetiste nii-öelda, leiutamine või nende tootmise võimekus tekkis, siis põllumajanduse mehhaniseerimine, eks ole, uued masinad, uued sordid. Kemikaalid ka. Ja kemikaalid, eks ole, kõik need koos, et seda kutsutakse, eks ole, roheline revolutsioon omal ajal ja siis ka juba ju olid toona need keskkonna inimesed, kas või Rachel Carsoni see hääletu kevad ja pööraski tähelepanu ju sellele, et sellel on ka tagajärjed, eks ole, sellel suurel intensiivistumisel loodusele ja siis käis ühiskonnas täpselt selline diskussioon toona, et aga näed, et nüüd me saame toota palju väiksemal pindalal, eks ole, intensiivsemalt, aga me ei pea nagu võtma nii suurt osa loodusest ja senikaua ongi see õige, kuni siis
kuni tõepoolest sa jääksid sellele väikesele pindalale ja ei oma mõju nagu ei leki nagu kogu maastikku ega igale poole välja. Aga vot selle olukorra nimi on nagu Jevonsi paradoks, eks ole, või tagasilöögimehhanism, et kus me tegelikult ei suuda hoida seda piiratud pindala, vaid ikkagi, eks ta vaikselt muudkui laieneb, inimesi tuleb aina juurde ja nii edasi, et selline, et see tegelikult juhtus nõnda, et täna me teame, saame tagasi vaadata, et me ei jäänud nendele väikestele pindaladele, mida me toona võib-olla siis need unistasid, et nüüd kui uuesti mõelda uut toidutootmist tulevikku, siis tuleks nagu selliseid asju arvesse võtta. Et mingisugused sellised efektiivsemaks muutmise mehhanismid tegelikult tulevad nagu ringina, lööklainena tagasi, et kui hind läheb odavaks, siis tegelikult ühesõnaga, kui tootmine läheb odavamaks, siis saab ju kergemini toota, et autode puhul on ju sarnane näide toodud, et kui sisepõlemismootorid siis autosõidukitel läksid efektiivsemaks, siis me mitte lihtsalt ei säästnud vähem raha või ei säästnud rohkem raha sõitmisel, vaid me lihtsalt hakkasime rohkem sõitma. Jah, eesmärk oli, et kui nüüd kütust kulub vähem, et siis me hakkame vähem kütust tarbima, et see ei juhtunud nii, vaid me hakkasime hoopis kaugemale sõitma rohkem. Ja siis ongi, sul on kaugemal töökohad, sul tekib valglinnastumine, et see kõik ju integreerub sellesse eluviisi kohe ära, et sellest peab hästi nagu teadlik olema ja mul on hea meel, et sa selle Jevonsi paradoksiga lauale tõid, et ma arvan, see on ka üks hästi oluline asi, mis võiks olla kuidagi sellises üldhariduses teada, aga üldsegi ei ole. Et ühesõnaga soovitan kõigil guugeldada, mis asi on Jevonsi paradoks, kes veel ei tea. Aga me hakkame vaikselt siin otsi kokku tõmbama lõpuks. Nii tore saade on olnud, et tegelikult saaksin täiesti eraldi saate teha kõikidest muudest teemadest. Iga ühele siis tunnikene pühendada. Aga mida me saame ühiskonnana ja indiviididena ära teha, et elurikkust hoida? No, et ma kutsun seda igahe looduskaitseks, ikka ma tahaks seda igal pool rõhutada, et tõepoolest see, mida me teeme ühel ruutmeetril, on ka oluline või mida me teeme oma rõdukastis, kuna meie võimuses on kujundada seda maad enda ümber, mis meie kasutuses on, et kas on meil aialapp või on meil maakodu või meil on linn või linnaruum, meil on õu linnas, meil on kontakt linnavalitsusega, meil on pargid, ühisalad, et me tegelikult saame igal pool mõelda, et äkki on siin ka midagi, mida me saame looduse heaks teha. On see tõepoolest, Tartus on näiteks praegu siilidele väikeste väravate tegemise kampaaniad, ja neid võimalusi tegelikult, mida me selliste väikeste sammudena looduse heaks saame teha, on väga palju. Ja ma tahaks, et kõik oleksid nendest väikestest sammudest teadlikud ja suudaksid valida kui endale jõukohaseid tegevusi, sest et teadlastena me teame ka, et nendest on kasu, nendest tõepoolest on kasu, sest et nagu ma enne ütlesin, väga palju loodusest on päris pisikene ja nemad väga hindavad, mida sa sellel ruutmeetril oled teinud. Sõna otseses mõttes sinu tegu sellel ühel ruutmeetril hindavad tuhanded isendid ja 100 liigid, võib-olla isegi 1000 liigid. Nii et seda ei maksa nagu alahinnata ja et sa kas lood elu või sa ei loo seda sellisel moel. Saad oma õuel pagulasi vastu võtta. Ja, saad neile lausa seal kodud teha. Just need, kes sealt korterist korraks siis välja tulevad. Ja teine asi, mis ma tahaks ka igaühele ikkagi hinge peale panna, on see, et olge ikkagi nõudlikud ka looduskaitse poliitikate osas nii oma linnades kui riigi tasandil, et tõepoolest ei tohi lasta nagu kujuneda sellisel, see on väga kahjulik, või väga halb oleks, kui tõepoolest kanda kinnitaks selline narratiiv siin nagu tahetakse lükata, et looduskaitse on kuidagi kahjulik meile või et ta kuidagi on, et looduse hoid on niivõrd raske ja majandushuvidega mitte arvestav. Just, et ikkagi nagu pigem oleks see mõistmine sellest, et kuivõrd tähtis see on, kui
kui eluliselt oluline see on, et me seda oma kosmoselaevasüsteemi niimoodi kuhaldaga ei lammutaks, vaid ikkagi oleksime ettevaatlikud ja hoiaksime kõike seda miljonite aastate jooksul kujunenut. Aveliina, aitäh sulle hariva ja põneva saate eest. Mul oli hästi põnev sind kuulata ja hästi tore sinuga vestelda. Aitäh ka meie kuulajatele ja vaatajatele, et te olite meiega. Kohtume juba järgmises episoodis.